on päris karm siin see maailm, et ega ta ta on isegi jah, selles mõttes, et kes on sellised allesärkajad, siis see on šokeeriv lausa, see on hirmutav, aga siin maailmas ei saa teistmoodi, sa pead olema teadlik ja see on vastutuse võtmine. Ma võtan vastutuse olla teadlik, sest kui ma ei ole, siis ma annangi selle vastutuse, võtke Hollywood, võtke vastutus, šamaan, võtta vastutus, ravitse, võtta vastutus, selgeltnägija, sa võtta vastutus, tegele minu asjaga. Ei saa nii olla. Ise tuleb võtta see vastutus. Igasugusel verel on maitse, igasugusel hingel on maitse, igasugusel energial on maitse ja kellelgi on seda maitset vaja. Kui meil on menüü taldriku peal, siis meil on seal igast maitsed. Meil on siin kas kartul või brookoli või porgand või kaalikas. Ega seal taldriku peal on kõik energia ju. Nad küll näevad mingite materiaalsete kujude erinevate värvidega välja, aga see on ju kõik energia. Igal energial on maitse. Nii, igal inimesel on maitse, mingisugune energeetiline maitse ja sellel maitsel on mingi väärtus, mingisugune kosmiline, mingi hinnaline vara on sellel. Ja nüüd seda hakatakse nüüd siis jagama kellegile vastavalt. Ja nüüd mida kauem sinu kehas tegutsetakse kogu aeg ja seda välja pumbatakse, lõpuks sa muidugi kukud kokku. Seda me ju tegelikult näemegi, et mis nende näitlejate asjadega neid pumbatakse lõpuks nii tühjaks, et kas nad siis ise teevad enesetappu, läheb mingi hääl neil pähe, mis lõpuks paneb neid selle enesetapu tegema, mis vahet ei ole, mis moel nad kustuvad. Nad kustuvad üsna varakult. Noored inimesed lahkuvad. Võtame siin kõva DJ Avicii on ju. Head lood olid tal, tegi igasuguseid häid selliseid lugusid ja väga hinnatud artist. Niimoodi läks kõik väga kiirelt ja pumbatakse lihtsalt tühjaks sind. Et mingi aeg lastakse sul tegutseda, mingi aeg lastakse sul hitid välja viia, tohutu raha kogutakse kokku ja sa lõpuks, kui sind tühjaks pumbatakse, siis kui sinul ei ole enam elujõudu, siis ega sul ei lasta seal tipus enam olla. See nii-öelda top sai tühjaks, seal ei ole enam mida juua, on ju. Siis võetakse järgmine. Siin on veel täis. Vaatan, järgmine artist. Niimoodi juuakse seda eluenergiat, sest lastel ei antu mingid medikamente või tablette, on ju, sealt seda ei saa. Aga otse verre lasta pidevalt selliseid asju, mis ei vääri isegi rääkimist. Et see on kuritegu, see on kosmiline kuritegu, absoluutselt, sellel on karmalised tagajärjed. Ja selles mõttes siin kellegile näpuga näidata ei ole, et selle ma ütlen kohe ära. Kui sinu lapsega midagi juhtunud või lähedaste inimeste lastega või kellega iganes, et paraku ainult ise endale. Ja täna eriti, ma saan aru, 20 aastat tagasi ei teadnud väga keegi sellest informatsioonist, rääkimata 30-40 aastat tagasi, 50 aastat tagasi, kellelgi polnud aimugi, et kõik arvestavad vaktsiinid ongi meie maailma päästjad ja tänu sellele me üldse siin elus oleme. Aga nüüd siis jah, selline 8-9 aastat tagasi hakkas tulema ja täna ta on nagu nii eetris, et kui sa täna vaktsineerid oma last, et siis siis ma ütlen ausalt, et siis lapsevanem ongi ise süüdi. Ei ole süüdi süsteem, vaktsiinitootjad, perearst, Terviseamet, poliitikud, valitsus. Nemad ei ole süüdi, et sina lased vabatahtlikult oma last sandistada. Elades samal ajal sellises infovoos, sellises infoliikumises. Et siin tuleb hakata võtma ise vastutuse. Ja see puutub tegelikult ka kõikide teiste eluvaldkondade kohta samamoodi. Meil ei ole mõtet minna näidata näpuga valitsuse suunas, poliitikute suunas, haigekassa on jama, see on jama, too on jama.
niikuinii on jama. Sest 25 000 aastat on tööd tehtud, et tänapäeval see asi siin sellisena oleks. No mida sa siis saada tahad? 25 000 aastat on tehtud tööd ja siis sa arvad, et sa lähed ja muudad ja ütled ja või kirjutad mingid petitatsioonidel alla või mingid, siis muutub. Ei muutu mitte midagi. Ainult siis muutub, kui iga indiviid muutub. Siin on tohutu hulk kosmilisi rassi inimkehas kõrgel poliitilisel tasandil, kes annavad pigem oma hinge, oma keha, oma elu. Aga nemad jagavad seda infot, mille pärast nad siia on tööle tulnud. Aga meie oleme ka tööle tulnud, et seda kõike rääkida, et see nii on. Et iga inimene peab vastutuse võtma ja oma elu korda seadma. Ja nüüd, kui su elu on korras või selles mõttes korras, et sa oled teadlik ja lase endaga neid asju teha, enese kehtestamine, oma ruumi kehtestamine, kõige kehtestamine, siis sa jagad seda infot, et teised ka seda teeksid. Ja nüüd see läheb aina suuremaks. Et on ta siis Facebooki gruppides või on need kogukonnad või on need mikroriigid või ühiskonnad, vahet ei ole, mis moel. Selles mõttes internet on suurepärane asi, et me saame seda kõike jagada, iga asi, mis levib, see ongi. Muidugi siin seda piiratakse ka, Facebook siin piirab ja YouTube võtab siin maha vahepeal videosid ja loomulikult nad piiravad ja teevad kõik, et tõde ei leviks. Aga see levib nii. Ja kui sa täna eirad seda ja elad meeltekontrolli programmis edasi ja nii-öelda siis ongi siis nii tillukese või väikse teadvusega, kui sa siis oled tulnud, et siis sa peadki tagajärgedest vastutama. Sa peadki, kui su lapsega midagi juhtub, tagajärgedest vastutama, sinu endaga juhtub midagi, sinu töökohaga juhtub midagi, sinu enda tervisega juhtub midagi. Sina peadki vastutama. Ei ole enam ninnu-nännu perearsti, ei ole enam selliseid asju. Pole mõtet vaadata sinna poole. Minul ei eksisteeri perearsti, minu lapsel ei eksisteeri perearsti. Neid ei ole minu maailmas. Puuduvad. Mina olen iseenda arst või oma lapse arst või minu kaasa on minu lapse arst või mina olen iseenda arst või me koos oleme üksteise arstid ja aitame üksteist. Ja kui meie üksteist aidata ei saa, siis tulevad meie valitud teadlikud inimesed, keda me usaldame ja kes pakuvad kõrvalist abi, et toetada immuunsüsteemi, tervist või mida iganes läbi koostöö. See süsteem mängib hirmu peale. Et kui sa oled siuke, et no ma arvan, et ei tee. Arvad või? Sa ei ole veel kindel või? No siis muidugi teeme. Ja niimoodi see maailm töötabki. Et kui sa arvad ja mõtled ja ma ei tea, et väga tugev peab olema kõiges siin maailmas, väga tugevalt kehtestama ennast.